meeles nüüd asi, et tahaks nagu küsida, et kas saalis on keegi, kes ei tea, kes on Rain Tamm. Aga ma siis ütlen nii palju, et tegemist on siis Eesti juhtiva investeerimispanga juhtivpartneriga ja põhjendada, mis me ta siia palusime, on tegelikult see, et niimoodi tutvustus veidike, aga meil üks sõber töötas Gildis ja paratamatult nagu jutu käigus räägitakse ka tööandjatest. Aga see info, mis tuli, oli nagu niivõrd mõjus, et meile nagu tundus, et see nagu mõttemaailm või see, kuidas keegi mõtleb, milline inimene keegi on, et tema ilmselt see väga positiivne näited sellest, et me saame kuulda. Mina jällegi arvasin, et keegi ei tea, kes ma olen ja kes on üldse investeerimispankurid. Sellepärast eriti just arvestades nende eelmiste esinejatega, kelle looming on ju hästi tuttav kõigile ja paljud näinud ja kasutanud, siis meie investeerimispankurid me kahjuks esindame sellist ala, kus pidevalt läheb midagi untsu. Kunstis ilmselt see kas siis ei torka silma või kui ka kriitikud kritiseerivad, siis ei panda seda ajalehtede esikülgedele kohe seda kriitikat. Ja siis samuti Skype'i puhul on millestki halvast raske rääkida. Ma igaks juhuks sellepärast panin väikse slaidi siia, et millega me tegeleme, et investeerimispankurid võrreldes siis tavaliste pankuritega. Me tegeleme investeerimisega, investeerime ise, aitame klientidel investeerida ja aitame neid investeeringuteks raha kaasata. Mõned need numbrid on siin toodud, aga et mitte sellel palju peatuda, siis kui see ettepanek tehti rääkida siin peamiselt arhitektidele või sellest huvituvatele inimestele, siis see ei ole päris uus mõte nüüd küll, et sellistes kategooriates oleme ju igapäevaselt mõtleme ka ja alati on investeerimisvõõratele või võõrastele inimestele hea tuua paralleele sellistelt aladelt, millest nad tõenäoliselt rohkem jagavad ja sinna hulka kuulub ka näiteks traditsiooniline arhitektuur, et kõik hooneid kasutavad, nendes elavad, töötavad. Aga täna ma tahaksin tuua sellise põhi minu idee või millest tahaks rääkida, on siis võrdlus selle vahel, kuidas tavaliselt lähenetakse mitte ainult investeerimisele, vaid uute ettevõtete alustamisele. Viimasel ajal on eriti popp sel teemal rääkida, sellepärast et on kuulutanud siin ka ju uus koalitsioonileping, et ettevõtluse edendamine on üks meie olulisemaid eesmärke. Tuleb juba koolides hakata õpetama seda ja kõrgkoolidest rääkimata. Siis paraku on nii, et enamasti keskendutakse äriplaanile. Siin on, see ei ole äriplaan. See on töötukassa poolt ette nähtud äriplaani koostamise juhend. Enamasti äriplaanid on sellest mitu korda pikemad. Olen kuulnud mitme inimese käest, kes on pidanud selleks, et saada ettevõtluse alustamise toetust, on pidanud läbi tegema kogu selle küsimustiku, kõigi nendele küsimustele pikalt vastama ja seda siis inimeste poolt, kes tegelikult ei ole varem ettevõtlusega kokku puutunud, paljud ei tea rahandusest ega turundusest midagi, aga nüüd peavad nad hakkama koostama äriplaani. See on, julgengi võrrelda, see on umbes nii, nagu ühele tavalisele inimesele tehtaks ülesandeks nüüd hakata oma majaprojekti koostama. Ta umbes teab, et tal on küll, nagu on võib-olla äriidee, tal on mingisugune ettekujutus, millises majas tahaks elada ja siis talle öeldakse linnaametist, et nii, ole hea, selleks, et ehitusluba saada, kirjuta nüüd ise projekt. Muidugi töötud võivad ka pöörduda konsultantide poole, see ei ole ju kellelgi keelatud, aga kahjuks konsultantide palkamiseks väga palju raha ei maksta. Ma nüüd vaatan, kas see läheb käima. Loodan, et ma räägin selle aja täis siin natukene, ma ei hakka seda midagi ette lugema. See nüüd on teine asutus, mis samamoodi kirjutab ette milline äriplaan tuleb koostada selleks, et saada toetust. Sellel on EAS-iga või ettevõtlusarenduse sihtasutusega üks allasutus.
ja ma ei taha üldse seda kritiseerida. See on, ka nende äriplaanide koostamisel on umbes samasugune põhjus nagu ka hoonete projektide puhul, et see tuleb ikka korralikult läbi mõelda, materjalid läbi töötada ja kogu see muu funktsionaalsus, kõik kommunikatsioonid, elektrik, küte, kõik tuleb ka äriplaani puhul läbi töötada. Aga samas ma olen selle suhtes ka hästi kriitiline. See, et algajatele pannakse selline kohustus juba äriidee faasis, see võib olla õigustatud juhtudel, kui on tegemist väga traditsiooniliste aladega. No kui tahta asutada ühte uut kohvikut või juuksuritöökoda, no siis võib olla see tõepoolest põhjendatud. Küll aga kui rääkida siin innovatsioonist ja sellest, millega ka meil on meeldinud kokku puutuda läbi nende natuke rohkem kui 10 aasta, mil me oleme ise investeerinud ka alustavatesse projektidesse, siis oleks äärmiselt tobe nõuda ühe hea äriidee väljapakkujalt, et koosta nüüd äriplaan ja hakkame seda analüüsima ja siis me vaatame, et kas me sinna investeerime või kas üleüldse on seda väärt, et sellist ettevõtmist käivitada. Ja nüüd, kui need slaidid nüüd siin läbi saavad, siis, või see slaid läbi ketrab ennast, siis ühe näitena, kuidas võiks seda asja teha, ehk et siis visualiseerida, et tuua ühel lehel välja. Sellist äriplaanide puhul kaob inimesel endal täiesti haare ära, eriti nendel, kes ei puutu sellega igapäevaselt kokku. Kaob üle, või ütleme, tervikpildist ülevaade kaob totaalselt ära. Keskendutakse üksikutele küsimustele ja ei saadagi aru, mis see asi siis tervikuna olema peaks. Ja sellepärast minule meeldib kindlasti, kui kõigepealt tehakse makett. Nii nagu arhitektid teevad maketi, Salton meeldib neid eriti vorpida, ma olen aru saanud. Et samamoodi meil meeldib ka vorpida erinevaid äriideid, kuulata väljastpoolt neid ja siis me üritame nende inimestega koos selle, kas ta nüüd lõpetada? Ei tea mitte. Et siis, et prooviks ise selle maketi kokku panna. Nüüd üks selliseid näiteid, et mul oli lihtsam saada seda niimoodi veebist copy-pastida, päris selliselt me ise seda maha ei joonista, aga on Board of Innovations, on üks selline Belgia noorte meeste punt, kes sellega endale igapäevast leiba teenivad ja sinna ka või ja vorsti peale saavad, et nemad aitavad just alustajatel äriideed ja kontseptsioonid läbi töötada, ehk tegelikult kirja panna selle sama maketi. Seal keskel see kinni seotud pakk, et see ongi see ettevõte ise, paremal pool on klient, seal on liiguvad kaubad, tuleb läbi mõelda, milliste vahenditega see sinna liigub, kas internetidel, postidel või tuleb autoga vedada, vasakul pool on need, kes on tarbijad ja kes tagavad kogu selle tootmise poole ja muidugi siis liigub ka raha. Ja see tuleb kõik läbi mõelda, see käib niimoodi, võib post-itidega kleepida, see sama Board of Innovations müüb ka selleks väga sobivaid selliseid nagu magnetmärke, millele saab peale kirjutada. Ja siis üheskoos töötatakse läbi ja tegelikult kõigil, kes selle juures on ja kes seda siis kuulavad, selle äri mõtte või investeerimismõtte tutvustust, tekib tervikpilt ja nad saavad sellest aru, ehk siis, et tegelikult nad näevad seda maketti. Ja inimene, kes arhitektuurist võib-olla väga palju midagi ei tea, ma olen ise nii mõndagi projekti tellinud ja seda teinud koostöös inimestega, kellele ka igasugused seletused ei aita, ikka tuleb teha makett valmis. Mõnedele inimestele isegi tuleb enne maja valmis ehitada, eks ole, et siis saab aru, et tegelikult ei sobinud. Aga seda meie proovime ka pidevalt, ikkagi investeerime valedesse kohtadesse ja ikka läheb nuntsu. Ma loodan, et seda arhitektidel juhtub harvem, aga kui te saate nüüd video käimu panna, siis vaataks, kuidas seda belglased praktikas teevad mõne väga tuntud näite baasil. Dell Excel sheets to talk about business models. Hello, I'm Philip of the Board of Innovation, and I'm going to introduce you to a visual tool
to brainstorm and communicate new business models. We design business models with 6 stakeholders and 10 items. We have my organization, consumers, companies, suppliers, government, and non-profit. We have products, service, money, micropayments, and 6 newer ones like experience, data, rights, exposure, credits, and reputation. Now let's see how this works for an example, iTunes. You take the black icon as your organization, iTunes in this example, and you put your customers, music fans. Now what do you offer them? Product, a single in this case. What do you get back in return? It's 99 cents for a single, plain and simple business model. Now let's see how this works for Spotify, another company in the same sector, but that does it slightly different. It's not a single anymore, it's a streaming service where you can listen to music anytime, any place, anywhere with a monthly subscription. A large base of their customers gets this service for free. Another part of their customers pays for a premium service. So it's a freemium business model where the premium customers, for example, get a mobile service. What do they pay for that? It's 10 times the amount of what you pay for a single on iTunes, about 10 euros a month for the premium service. Now try it out yourself and see what your team can come up with. Ja kogu lugu, see oli muidugi hästi lihtsustatud, aga sellegi poolest ma arvan, et inimestel, kes tahaksid käivitada midagi uut ja innovaatilist just ärivaldkonnas, tasuks läbi mängida sellised skeemid ja mitte asuda kohe ise projekti kirjutama. Tänan! Saalis on küsinud, ennem kui on jälle see, et hakkavad moderaatorid küsima. Väga hea küsida, küsin ilma mikrofoni. Kas konfidentsiaalsus on ka olemas äriideedes? Kuidas see asi on, kas varastatakse ka, tuleb mingi hea idee ja küsib seda üle? Või kui makett on hea, siis mõned baasmõtted seda on võrdväärselt kasutada aegsa. Ma arvan, et nii ja naa, ehk et ideed on igasuguse uue äriidee puhul tegelikult on see elluviimine on ikkagi oluliselt suurema tähtsusega kui see idee ise. Ehk et ma küll jällegi detailides ei tea, et Ahti oskaks selle kohta rohkem rääkida, aga mina olen kuulnud, et neid internetitelefoni tegijaid või siis programmeerijaid, arhitekte oli mitte ainult Skype. See idee iseenesest ei olnud midagi uut, aga Skype tehti lihtsalt kõige paremini võib öelda tänaseks. Ja nii olen kuulnud ka näiteks ühte Eesti mitte väga tuntud, aga siiski üsna tuntud ärimeest väitvat, et temalt varastati Hansapanga idee ära, sest temal oli idee teha selline pank, nagu oli Hansapank. Et neid, kes tulevad hiljem süüdistama, et see oli minu idee ja see võeti mult ära, neid on peaaegu iga õnnestunud projekti puhul vist. Siin tuntud on kui vaidlus, et Facebooki algatajate vahel või et kes siis tegelikult kui palju tänaseks peaks osalust omama. Neid etteheiteid tuleb alati ette, ma arvan, et praktikas tegelikult ikkagi puhtalt, et sul on ainult idee ja ainult see idee maksab. On ka neid inimesi, kes tulevad idee eest raha küsima. Et makske mulle nii palju ja siis te võite selle idee ellu viia. Et siis see elluviimine on ikkagi ja kõigepealt see skeemaatiliselt läbimõtlemine, kus on need raskuspunktid, mis on kõige olulisemad edufaktorid. Ja siis hiljem selle detailides elluviimine, et see määrab tegelikult, kas on edukas investeerimisprojekt või mitte. Nii, saal, kas on veel küsimusi? Mul tekkis küll üks küsimus, et see on ilmselt üks võimalus, kuidas mingit ärimudelit läbi töötada.
aga selle mudeli eesmärk äris üldjuhul on alati, et teenida kasumit, et kas on ka teinekord selliseid mudeleid teie töös, kus on mingi teistsugune eesmärk? Kindlasti on täpselt sama skeemi võib läbi mängida ja me oleme mitte täpselt, ma lihtsalt mul oli lihtne näidata nende belglaste konkreetset pilte või logosid, aga igal juhul, see on nii näiteks valitsusorganisatsioonide või ka mittetulundusorganisatsioonide puhul. Ikkagi kõigil ükski asi ei toimi, kui ta pole klienti. Ega see ei tähenda seda, et klient peab alati raha tooma. Töötukassast läheb raha välja, aga töötukassa kliendiks on töötud ja täpselt samamoodi või tööotsijad. Et täpselt samamoodi võib läbi mängida mis iganes uue organisatsiooni algust. Ja osutades minul viimasel ajal läheb pigem nagu umbes pea kolmandik ajast läheb sellise, nimetan seda ÜKT-ks, nagu vanasti kogusin või punkte, eks ole, päevikutesse, et aasta edukalt sooritada, siis minu aeg läheb sinna päris palju, et töötame ka muid ideid samamoodi läbi. Aga kui siin ennem oli nagu juttu sellest, et tema tarkvarakultuurid nagu ilu pakkuvad, et kas see on nagu, et kui palju nagu see on nagu oluline ja teine küsimus sellega seoses võib-olla, et ma ei usu, et teie professionaal nagu ütleme selliste skeemide kaudu nagu oma mõtteid nagu kujundate, et kas seda on võimalik nagu kuidagi paari lihtsa alusega nagu lihtsalt nagu kuidagi isiklikult plaanit rääkida, et kuidas nagu, mis sorti peaks olema need mõtted, mis nagu tekkis tundub, et on nagu head, et kuidas see mõte peab nagu töötama nagu olla ütleks, et selliseid teemasid, mis on täiesti uued. Viimasel ajal tuleb neid muidugi rohkem just selliseist tehnoloogia või internetiga seotud valdkondadest. Päris puhtalt tehnoloogiasse mina ei julge kunagi minna. Küll aga olen lasknud enam-vähem sarnaselt endale selgeks teha mõnda, kui tulevad mõned noored entusiastid ja üritavad tutvustada uut mängu või kas või iPhone'i äppi, mida tegema hakata. Kuna ma ise neid väga palju ei kasuta, siis ilma sellise skeemita, see kui hakata lihtsalt puhtalt nagu äriplaani kirjutama või kirja panema kõiki neid mõtteid, ma ei saa mitte midagi aru. Sellisest pildist ma võin midagi aru saada, et sealt siis edasi minna. Loomulikult siis tuleb hiljem järgmises faasis, tulebki asuda selle, aga see on just see, et kui arhitektidelt mingi projekt tellida, siis ega ma ei taha seda pikka raamatut, eks ole, ega asja juhul, et selleks, et aru saada, et kas mulle see maja meeldib või mitte, see ütleb mulle veel vähem. Aga see, kui tuuakse makett, siis ma saan nii enam-vähem aru. Ja sinna juurde veel võib-olla siis järgmise faasina see 3D filmikene või midagi sellist. Ja erinevate ideede puhul on loomulikult või erinevate plaanide puhul on see läbitöötatuse tase hoopis erinev ja muidugi sõltub ka aegadest. Tõtteleda viimase paari aasta jooksul on see põhjalikkus oluliselt tõusnud, kunagi väga kiiretel ja headel aegadel muidugi tehti palju asju jooksu pealt, et jõuda esimesena ja siis läks ka palju asju nutsu. Aga kas see ikkagi põhjust on nagu niimoodi, või kas üldse nagu, kui räägitakse nagu mingist äriplaanidest või asjadest või mõeldakse neid välja, et see on ikkagi selles mõttes natuke nagu sport, et ta natuke tulemusvaegus ei ole sellist, et nagu tõust kohva äritöö kellegi peale, et kasumit ei ole, et juba ära või on see üldse kriteerium? Minu arvates tehakse väga palju asju ka sellepärast, et seda puhtalt on nagu fun teha. Ja kui tuleb otsotsaga kokku, on veel eriti äge. Aga võib-olla kõige tüüpilisemad selle meetodi rakendajad on rikaste meeste abikaasad näiteks, eks ole, kes teevad sageli asju lihtsalt sellepärast, et neil oleks midagi teha ja oleks lahe. Tegelikult on see äri, eks ole, ja kui ta otsotsaga kokku tuleb peale teemaks, on veel eriti hästi. Aga ilma ütleme nagu kaasneva lõbuta või fannita ei õnnestu ka ilmselt ükski asi, et sa pead ikkagi nautima seda, mis teed. Ja muidugi konkurents on tihe ja selles mõttes ega sa ette ei iia, kuhu kohta see äri pöördub ja neid, millel on korraks hästi läinud ja siis jälle totaalselt hävinud, et neid on ka ju
päris palju, kus mõned tugevamad, jällegi sellisest tehnoloogiasektorist ei teada, oli kunagi $1 miljardi väärtusega ettevõtte Netscape, millest Microsoft lihtsalt oma Exploreriga kuulis üsna kähku üle, et neid on ju päris palju selliseid näiteid, mis näivad edukad ja siis pöörduvad hoopis teise suunda. Jah, kas on saalis küsimusi? Oleks võib-olla kõva häälega lihtsalt küsin, et esmalt nagu selline küsimus, et kas te lihtsalt otsite, kas Guild otsib äriideid, kuhu investeerida või te olete ka ise sellised nii-öelda nagu mingisuguste süsteemide või projektide loojad, et ise oma meeskonnast mõtlete välja mingid nii-öelda nagu äriplaani arhitektid? Seal on ikkagi oluline on ka see, et kes hakkab seda ellu viima. Siis kuna me ise need ilmselt ei ole puhtalt palgatöötajatega, kes sellega kohe alguses ei ole emotsionaalselt seotud, on seda suhteliselt keerulisem teha, nii et pigem mitte. Muidugi, kui tekib kuskilt mõtteid või miski annab inspiratsiooni, siis me tavaliselt ikka otsime, kellega koos seda asja teha. Ja see on nagu investeerimise puhul ikka, et hajutada tuleb palju. Et korraga peab olema palju investeeringuid, sest seda, kus kivi all vähkpeidus on, ega seda ju ette on ikka raske aimata ja siis tuleb palju kive kergitada. Ja siit edasi kohe nagu küsimus, et mõned nagu teame, et kus nagu arhitektid oma just inspiratsiooni ideid saavad, et ma ei tea, käivad põhimõtteliselt turismireisil ja kuskil New Yorgis tulevad tagasi, pakatavad ideedest, aga kui selliseid nagu investeerimis-äriplaane tehakse, et kus see inspiratsioon tuleb? Täpselt samamoodi. Seal võib-olla ei pea kohal käima nii palju, aga tuleb lugeda, mis mujal maailmas toimub ja see, millest meil, ma olen ise korduvalt rõhutanud innovatsiooni puudutavatel seminaridel või sõnavõttudel, et parim innovatsioon, mida Eestis või ainult ka Baltikumis saab teha, on see, et teed esimesena ja kõige paremini midagi sellist, mis mujal maailmas juba toimub. Ehk ta on selline regionaalne innovatsioon. Et ta ei pruugigi maailmas midagi esmakordset olla või meie üks Eesti õnnestunumaid äriprojekte, jällegi kordan ennast natuke, aga on see Hansapank näiteks, kus ma arvan, et see ei ole päris lihtsalt legend, aga kunagi oli Hansapangas päris algusaegadel, vist 90ndate alguses tekkis kuidagi selline osakond nagu innovatsiooni osakond ja siis kui Jüri võis olla kuulnud, kuigi ma olen üllatunud, et ta võis tekkida mõni osakond, millest tema ei teadnud midagi, aga kui Jüri Mõis kuulis, et on innovatsiooni osakond, siis ta ütles, et see tuleb kohe kinni panna, et need samad inimesed tuleb saata Soome ja Rootsi vaatama, kuidas seal panku tehakse ja me peame tegema täpselt samamoodi. Et eks see inspiratsioon ikka mõned tuleb ja teistel peab õppima, aga muidugi mitte ainult. Et ma ütleks, et meie pigem ei julge investeerida millessegi sellisesse, mis tundub nagu maailma mõistes olevat täiesti uus. Minul on ka veel üks küsimus, et mis on sinu enda jaoks olnud üks kõige säravam ja kõige geniaalsem mõte või enda töövaldkonnas? No need, mis on tundunud kõige säravamad, on olnud need, mis on pärast just kõige suuremateks äpardumisteks osutunud, nii et võib-olla hoiaks enda meeleolu üleval ja praegu neid ei hakkaks üles lugema. Aga ma arvan, et üks ettevõte, millesse me kunagi umbes 10 aastat tagasi investeerisime suhteliselt vähe, sellest kasvas ettevõte, mis oli ka Eestis registreeritud, kui viimasel momendil, sinna me tõstsime küll väljastpoolt uut kapitali juurde välisinvesteerimisfondidelt ja siis läbi selle sai see ettevõte kasvada, siis aga enne seda me jõudsime juba 2 korda selle maha kanda, ehk et oli üks ärimudel, siis vaatasime, et sellest ei tule mitte midagi välja. Juba arvasime, et tõmbame kriipsu peale, et sinna enam oma aega ei raiska, siis ta kuidagi kerkis, tekkis teine ärimudel, siis jälle tõmbasime kriipsu peale ja lõpuks see 3. Iga kord selleks, et uut faasi alustada. Tegelikult see eelnev töö oli vajalik, või see läbiproovimine. Ja siis see 3. õnnestus niimoodi, et ettevõtte väärtus oli selline umbes $500 miljardi krooni või $500 miljardi kanti, kui see
viimased väljumised said tehtud, nii et see muutub kogu aeg see meeleolu. Sul tundub, et jõle äge asi, siis läheb untsu ja siis jälle võib kerkida, enamasti ei kerki või. Aga aitäh, on kellegi nüüd millise jutuga arhitektuuribüroo peaks teie tulema, et palju raha ja mida te ootasite, et peaks tegema ja kui palju investeeriksite sinna? Ma olen aus või üritan meeldida. Ma olen aus, ilmselt nagu sellistesse inimestega seotud äridesse, mis on liiga palju üksikutest inimestest sõltuvad, nende meeleoludest, nende omavahelisest koostööst, sellistesse me ei investeeriks. Et investeeriks juhul, kui see on juba tugev bränd, kui ta on laiendatav ja kui ta on võib-olla siis rahvusvaheliseks viidav, sest Eestis tekiks üks tõeline arhitektuurikombinaat, mis ei sõltuks enam üksikutest inimesest ega 3, ega 4, ega 5 või ka 10. Sellist ilmselt Eesti sees ei teki, kui keegi teist saab selliseks maailmanimeks, et paneb oma siis allkontorid tööle maailma suurematesse keskustesse, siis ma arvan, et mitte ainult meie ei tahaks, vaid ka paljud teised rahvusvahelised investeerimisfirmad sinna investeerida, nii et ma ei teagi, ma tegelikult ei ole märganud ja kas on näiteks börsil noteeritud arhitektuuribürood, et pole kuulnud, mis ei tähenda, et neid ei ole kuskil, aga see mõnes mõttes ongi nagu ka märk, sest muid selliseid professionaalsete teenuste firmasid on küll ja küll. Ma lõpetan siis siit poolt ja annan kohe raamatud edasi, kuhu ei tasu investeerida. Aitäh!